Tere! See on 3. video seeriast, internetiseeriast. Ja antud teema, antud video pealkiri on siis kellele internet kuulub. Et eelmises videos rääkisin sellest, kuidas vanusekontroll loob interneti uue vahendajate kihi, kui seadus nõuab, et veebileht peab teadma, kas kasutaja on piisavalt vana, peab keegi seda ju kontrollima. Ja sellest sünnivad nii-öelda uued ettevõtted, uued kulud ning uued kontrollipunktid. Kusjuures need ettevõtted, kes suudavad väike kõrvale põige, need ettevõtted, kes suudavad hetkel nii-öelda seda vanusekontrolli teenust pakkuda, mida sisuliselt väga eriti enne neid uusi seadusi ja nõudeid ei olnud vaja, on juba olemas. Ehk siis meil on juba olemas nii-öelda turul monopol, kes suudab nii-öelda seda teenust pakkuda. Aga eks me räägime nendest hiljem. Mis ma tahtsin öelda, et küsimus on, et kui palju need ettevõtted on mõjutanud poliitikat. Mitte Eesti poliitikat, see on kohe kindel, aga ikkagi Brüsselis ja Ameerikas, Inglismaal. Mitte isegi Ameerikas, pigem Inglismaal, Brüsselis, Saksamaal ja nii edasi. Suuremates riikides, mis on palju tähtsamad kui meie mõttu väike riik. See oli nali. Ma armastan Eestit, aga probleem on selles, et me oleme kahjuks väiksed ja meie poliitikud on, kuidas ma ütlen, neil puudub soov Eesti eest seista. Ütleme niimoodi. Vähemalt see on see tunne, mis tekib. Võib-olla nad seisavad meie eest, aga kuidagi ei ole seda tunda nii väga. Võib-olla seisavad juba piisavalt, et asi oleks suurem, aga jällegi probleem, et seda ei tea. Nii, millise riigi seadustele internet üldse nagu allub? Et kui nagu veebileht asub Ameerikas, server võib olla Hollandis, ettevõte võib olla registreeritud seal Delaware'is, aga kasuta näiteks istub Londonis. Ja postitus loeb inimene näiteks Tallinnast. Siis kelle seadus peaks otsustama, mida sellel veebilehel tohib teha? Vanasti oli asi lihtsam. Kui Prantsusmaa tahtis reguleerida Prantsuse ajalehte, reguleeris ta Prantsuse ajalehte. Kui Suurbritannia tahtis reguleerida Briti televisiooni, reguleeris ta Briti televisiooni. See on väga lihtne nagu. Aga internet lõhkus selle nii-öelda geograafilise probleemi ära. Ja nüüd proovivad riigid seda piiri nagu uuesti ehitada. Suurbritannia ütleb, et kui meie inimesed kasutavad, kehtivad meie reeglid. Et Suurbritannia Online Safety Act, mis on siis Ofcomi oma, on näidanud üles soovi nii-öelda kogu maailma internetit tsenseerida. Et lähme natuke täpsemaks, et Briti seadus ei ütle, et Ofcom võib lihtsalt iga suvalise maailma veebilehe üle võimu võtta. Online Safety Act hõlmab välismaal asuvat teenust siis, kui sellel on piisav seos Suurbritanniaga. Selleks seoseks võib olla näiteks märkimisväärne arv Briti kasutajaid, Suurbritannia kui üks teenuse sihtturgudest või siis näiteks teatud juhtudel on oht Briti kasutajatele. Kõik on väga umbmäärane ja see ongi see nagu asja mõte. Seadus ütleb ka, et kohustused puudutavad teenuse toimimist Suurbritannias ja Briti kasutajad, mitte automaatselt kõiki kasutajaid kogu maailmas. Aga jällegi. Üks asi on see, mis nad kirjutavad, teine asi on see, mis reaalselt on. Aga ilmselt inglastel ei olegi väga vaja teise rahvuse kodanik jälgida, nad soovivad oma omasi jälgida. See on nagu oluline täpsustus. Briti argument on iseenesest nagu täiesti arusaadav, et kui sa pakud teenust Briti kodanikele, siis peab järgima Briti seadust. Me aktsepteerime sama põhimõtet paljudes teistes valdkondades, kui välismaa ettevõte müüb Eestis toodet, ei saa ta öelda, et Eesti tarbijakaitse reeglid teda ei huvita, sest firma peakontor asub kusagil mujal. Probleem tekib sellest, et informatsioon ei käitu nagu tavaline toode või mingi tarbekaup.
Veebileht ei pane ühte toodet konteinerisse ja saada seda Londonisse. Sama platvorm töötab korraga 10 ja 100 riikides. Ja sellepärast võib ühe riigi regulatsioon hakata mõjutama ka inimesi, kes selle riigi seadusi kunagi vastu võtnud ei ole. Näiteks on sükene foorum 4chan. Ma ise väga ei kasuta seda. Sisuliselt see ei kunagi kasutanud, ma lihtsalt tean, et eksisteerib. Ta on üks vanematest foorumitest, kus väidetavalt on vähem modereerimist. Ja 4chan muutis teooria päris vaidluseks. 4chani esindused ütlesid Ofcomile, tegemist on Ameerika ettevõttega, millel ei ole Suurbritannias tegevuskohta, varasi ega operatsiooni. Nad vaidlustasid Ofcomi jurisdiktsiooni ning tõid muu hulgas välja Ameerika esimese põhiseadusparanduse. Ofcom vastas sisuliselt sellele, et teie veebilehel on 100 000 Briti kasutajaid ja seetõttu kuulute meie seaduste alla. Ofcom hindas 4chani Briti kasutajate arvuks sõltuvat kuust umbes 170 000 kuni 330 000. Ja antud asi ei jäänud teoreetiliseks vaidluseks. 26. aasta juuniks oli Ofcom määranud 4chanile kokku 500 000 naela suurusi trahve. Muu hulgas puuduliku riskianalüüsi, teenuse tingimuste ning pornograafilise sisu vanuse kontrolli nõuete rikkumise eest. Jätkuva rikkumise eest võivad lisanduda kuni 800 naelased päevatrahvid. Nüüd jõuamegi ühe huvitava kohani. Briti regulaator võib ju kirjutada paberi peale, et te võlgate meile 500 000 naela. Aga mis siis, kui ettevõttel pole Suurbritannias kontorit, kui tal pole pangakontot ega muud vara, mis asub Suurbritannia territoorium. Ofcom ise tunnistas 26. aasta juulis, et välismaal asuva ettevõtte puhul, kellel Briti varasi ei ole, muutub trahvi sissenõudmine palju keerulisemaks. Sellisel juhul võib olla vaja teha koostööd välisriigi õiguskaitseorganite ja spetsialistidega ning kasutada teise riigi õigussüsteemi. Tuletame meelde, Ofcom kirjutas ka igasugusi naljakaid postitusi seal ametlikke, kus nad teevad koostööd vajalike õiguskaitseorganitega selle jaoks, et trahvi sisse nõuda. Sellel 4chanit. Kui nad reaalselt saaksid midagi teha, nad ei saadaks ähvarduskirju, nad kas nõuaksid sisse või pöörduksid kohtusse. Aga kohe kindlasti nad ei kirjutaks mingisugune Facebooki postitusi. Aga jah. Ehk seaduse kirjutamine on üks asi, selle seaduse jõustamine teise suveräänse riigi ettevõtte suhtes on hoopis teine asi. Aga riigil on veel üks võimalus. Ja siin muutub tänapäevane internetiregulatsioon palju huvitavaks. Briti valitsusel ei pruugi olla vaja füüsiliselt minna Ameerikasse neid 4chani servereid maha võtma või blokeerima. Online Safety Act võimaldab kõige tõsisematel juhtudel Ofcomil pöörduda Briti kohtu poole nii nimetatud business disruption meetmete saamiseks. Kohus võib teatud tingimustel nõuda makseteenused või reklaamipakkujad, et makseteenused või reklaamipakkujad lõpetaksid platvormiga koostöö. Või et internetiteenuse pakkujad piiraksid Briti kasutajatele ligipääsu sellele teenusele. Ja see on minu arvates väga oluline areng. Riik ei pea tingimata veebilehti ennast kontrollima. Ta võib kontrollida väravaid selle veebilehe ümber. Maksed, reklaam, rakenduste poodi, internetiühendust, juurdepääsu. See on hoopis teistsugune võimumudel. Veebileht võib füüsiliselt edasi eksisteerida. Keegi ei ole servit ära võtnud. Aga kui kasutaja sinna enam ligi ei pääse või ettevõte ei saa enam raha teenida, on praktiline tulemus põhimõtteliselt sama. Austraalia läks antud küsimusega või probleemiga veel kaugemale. Ehk siis sarnane vaidlus toimus Austraalias 24.
aastal levis X-is video Sydney Vakeli kirikus toimunud seal piiskop Mari Emmanueli pussitamisest. Austraalia e-safety commissioner nõudis konkreetsete videolinkide eemaldamist. X blokeeris materjali Austraalias, kuid jättis selle mujal kättesaadavaks. Regulaator ei pidanud seda piisavaks. Ehk siis isegi see, kui on sinu territoorium keelatud, siis sa võid kasutada VPN-i ja ikkagi seda video näha. Ehk siis jah, muuhulgas sellepärast, et ongi siis Austraalia kasutajad said VPN-iga geoblokeeringust mööda minna ning vaidlus jõudis kohtusse. Föderaalkohtu menetlus hiljem lõpetati. Ja see juhtum näitab väga hästi, kus probleem tekib. Austraalia argument oli, et me tahame kaitsta austraaliasi. X argument oli sisuliselt, me oleme Austraalias juba selle sisu blokeerinud, te ei saa nõuda, et kogu ülejäänud maailm seda enam ei näeks. See on väga oluline piir. Kohalik piirang on üks asi, aga globaalne on midagi muud. Veel huvitav on see, et regulatiivne praktika on pärast seda muutunud. 25. aastal, kui Austraalia regulaator tegeles Irina Zartuska, Charlie Kirki ja teiste reaalsete tapmiste äärmiselt graafilise videomaterjaliga, ütles e-safety juba konkreetselt, et Austraalia põhine geoblokeering on nende eemaldamisnõude täitmiseks piisav. Regulaator rõhutas samuti, et korraldused puudutasid graafilist videomaterjali, mitte poliitilist kommentaari või sündmuste üle arutamist. See on oluline, sest näitab, et see piir ei ole veel lõplikult paigas. Kohtud regulaatorid, valitsused ja tehnoloogiaettevõtted alles väljavad seda. Et igaks juhuks kordun üle, et sisuliselt väga selektiivselt öeldi, et konkreetselt need ühe poliitilise tegija tapmine tuleb ära blokeerida, sest ametlikult on ikkagi, aga reaalselt me kõik saame aru, et see on lihtsalt sellepärast, et Charlie Kirby tapmine näitab halvas valguses Ameerika demokraate ehk siis vasakpoolseid ning Irina Zarutska, see on see ukrainlane, kes oli Ameerikas või Inglismaal, ma unustan ära, kus kohast oli. Tema pustitati surnuks ühistranspordis mustanahalise noormehe poolt ning videos oli ka veel näha seda, et ühistranspordis olevad teised inimesed, kes vist enamus olid mustanahalised, ka üpris külmalt vaatasid sellele peale või siis lihtsalt läksid mööda ja läksid ära. Ja see samamoodi tekitab nii-öelda poliitiliselt ebamugavat diskussiooni. Sellepärast ongi neid asju lihtsam lihtsalt blokeerida. Sellepärast, et kui toimub mingisugune sündmus, mis on vastupidine, näiteks George Floydi surmavideo või siis mingi teistsugune video, mida saab vasak poliitiline pool, demokraadid ära kasutada oma huvide propageerimisel, siis seda ei keelustata. Vähemalt mitte praegu, kui vasakpoolsed on Austraalias võimul. Võib-olla kui võim neil vahetub, siis hakatakse just vastupidi igasuguseid, vastupidi blokeerima, et kõik need, mis hetkel võimule ei meeldi, blokeeritakse, siis kui võim vahetub, siis hakatakse teisi asju blokeerima. Oluline mõte on see, et see süsteem, mehhanism ja infrastruktuur jäetakse alles. Lihtsalt kasutatakse teise poliitilise poole. Teine pool kasutab seda. Aga põhimõtteliselt probleem algab siis, kui kõik riigid kasutavad sama põhimõtet. Nüüd teeme ühe mõtteharjutuse. Kui Suurbritannial on õigus öelda Ameerika veebilehel, et britid kasutavad teie teenust, seega peate järgima meie reegleid, siis põhimõtteliselt võib sama öelda iga teine riik.
Prantsusmaa võib öelda näiteks Eesti veebilehele, et täpselt samamoodi, et meil on siin palju prantslasi, kes kasutavad Eesti mingisugust websaiti, palun tehke nii, et see vastaks meie nõuetele. Või Türgi võib öelda seda Saksa veebilehele. Või teistmoodi, et Saudi Araabia võib öelda seda Briti veebilehele. India võib seda öelda Ameerika platvormile. Ja lõpuks võib ka näiteks Hiina öelda, et Hiina kodanikud võivad teie informatsiooni näha, seega peate järgima meie informatsiooni reegleid. Siin ei ole küsimus selles, kas need riigid on moraalselt võrdsed, nad ei ole. Küsimus on põhimõttes. Kui me aktsepteerime, et kasutaja asukoht annab tema riigile automaatselt õiguse kontrollida kogu välismaist teenust, tuleb meil otsustada, kus selle õiguse piir asub. Minu arvates on üks mõistlik piir üsna lihtne. Riik võib kontrollida seda, mida tema territooriumil kättesaadavaks tehakse. Aga see ei peaks automaatselt andma talle õigust otsustada, mida ülejäänud maailm võib näha. Võib ka öelda, et Euroopa Liit kasutab tegelikult üsna sarnast loogikat. Et ka Euroopa Liidu Digital Services Act töötab põhimõttel, et Euroopa turul tegutsevad internetiteenused peavad järgima Euroopa reeglid. Euroopa Komisjon enda kirjelduse järgi peavad Euroopa Liidus tegutsevad internetiteenused Digital Services Acti järgima ning eriti suurtel platvormidel on lisakohustused seoses süsteemsete riskidega. Sealhulgas ebaseadusliku sisu, põhiõiguste, meediavabaduse, valimiste, alaealiste kaitse ja avaliku julgeolekuga. Samal ajal sisaldab DSA ka kasutajate kaitseid, näiteks põhjenduse nõuet sisu eemaldamisel ja võimalust moderaatorite otsuseid sisuliselt vaidlustada. Seega ei ole see ainult Suurbritannia või Austraalia küsimus, see on suurem muutus selles, kuidas internet üldse käsitletakse. Siis kui internet algul avalikkusele tuli, oli loogika suuresti niimoodi, et server asub kusagil, kasutaja ühendub selle riigiga, sellega ja riigil on keeruline need vahele tulla. Ja nüüd tehnoloogia muutudes, et on see loogika muutunud teistsuguseks, et kui sinu teenus jõuab minu kodanikuna, hakkavad minu reeglid sinu teenust kujundama. Ja see mitte tehnoloogia arenguga, aga sellega, et riigid tahavad rohkem kontrollida seda, mida tavainimene näeb ja kuuleb. Ja teatud ulatuses on see vältimatu. Riigid ei loobu lihtsalt oma seadustest, sellepärast et ettevõte kasutab internetti. Aga nüüd tekib see kõige rangema riigi probleem. Oletame, et platvorm tegutseb 100 riigis. Üks riik nõuab, et alla 16-aastane ei näeks teatud sisu. Teine nõuab vanuse kontrolli pornograafiale. 3. piirab äärmuslikku vägivalda. 4. nõuab teatud poliitilise sisu eemaldamist. 5. nõuab teatud tüüpi identiteedi kontrolli. Ettevõttel on 2 võimalust. Ta võib ehitada 100 erinevat internetti või teenust või ehitada ühe süsteemi, mis vastab piisavalt rangetele nõuetele kõikjal. Esimene variant tähendab rohkem programmeerimist, rohkem juriste, rohkem andmebaase, rohkem geograafilisi reegleid ja rohkem võimalusi eksida. Kus veel siis saadetakse siin kohtusse ja see peab trahvima. Teine variant, aga võib-olla odavam kiirem. Ja siin tekib väga kummaline olukord. Kõige rangem suur turg võib hakata määrama reegleid inimestele, kelle parlament neid reeglid kunagi vastu ei võtnud. Mitte seetõttu, et Euroopa Liit või Suurbritannia saatis neile politsei järgi või kutsus kohtusse, vaid sellepärast, et rahvusvaheline ettevõte otsustas, et ühe globaalse süsteemi ehitamine on odavam kui 10 erinevate süsteemide haldamine. See ei ole vältimatu. Geoblokeerimine ja regionaalsed versioonid on täiesti võimalikud ning Austraalia enda hilisem praktika näitab, et neid saab kasutada. Aga majanduslik surve standardiseerimise poole on olemas ja selle tagajärjel võib ühe piirkonna regulatsioon muuta toodet kogu maailmas. Ja siin põrkuvad 2 täiesti legitiimset põhimõtet. Ühel pool on riiklik suveräänsus. Eesti peab saama otsustada, millised seadused Eestis kehtivad. Ja Suurbritannia peab saama kaitsma Briti lapsi.
Haha. Austraalia peab saama keelata Austraalias materjali, mida tema seadused peavad ebaseaduslikuks. See on kõik täiesti normaalne. Teisel pool on aga teise riigi suveräänsus. Ameerika kodanikul on õigused, mis tulenevad Ameerika seadustest. Eesti ajakirjanik ei peaks automaatselt alluma Saudi Araabia kõnereeglitele, lihtsalt sellepärast, et tema artikkel on Riyadhis interneti kaudu avatav. Ma ei tea, kuidas linna hääldada. Seega ei saa lahendus olla, et internet on globaalne, järelikult võib iga valitsus reguleerida kõiki. See muudaks interneti lõpuks, sisuliselt praktiliselt kasutamatuks, kui keegi reguleerivad vastavalt enda soovile. Ja võib-olla internet jagunebki siis erinevates piirkondades laiali. Et kõige tõenäolisem tulemus ei pruugi olla üks suur ülemaailmne tsensuurisüsteem. Võimalik, et liigume hoopis territoriaalse interneti poole. Sama veebileht näitab Londonis ühte asja, Tallinnas teist, Sydneys kolmandat. Mõnes riigis küsitakse vanusetõendit, teises mitte. Mõni video on ühes riigis nähtav ja teises blokeeritud. Mõni rakendus lahkub turult täielikult, sest kohalike reeglite täitmine ei tasu ennast ära. Tehniliselt on meil endiselt World Wide Web, interneti ühesõnaga, aga praktiliselt hakkab iga riik enda ümber digitaalset piiri ehitama. Sisuliselt seda, mida Venemaa on teinud. Ta on loonud oma interneti, kus rakenduvad omad reeglid. Sama mis Hiinaga. Ja siit tuleb minu arvates üks interneti järgmise kümnendi kõige olulisemad küsimusi. Kas internet jääb globaalseks avalikuks ruumiks või muutub ta riiklike regulatiivsete tsoonide kogumikuks? Minu probleem ei ole sellega, et riigil on seadused. Ma tahan seda väga selgelt välja öelda, et ma ei arva, et välismaa tehnoloogiaettevõtted peaksid saama lihtsalt öelda, et me oleme internetis, seega teie seadused meil ei kehti. See oleks ka absurdne. Või platvorm teenib Eesti turul raha, rikub Eesti inimeste õigusi või levitab siin ebaseaduslikku materjali, peab Eesti riigil olema võimalus sekkuda. Aga sekkumine peab olema territoriaalne ja proportsionaalne. Kui sisu on Austraalias ebaseaduslik, blokeeritakse see Austraalias. Kui ettevõte rikub Briti seadust, Briti kasutajate suhtes, kohaldatakse nõudeid Briti kasutajate osas. Ja kui riik tahab minna sellest kaugemale ning muuta informatsiooni kogu ülejäänud maailma jaoks, peab lävend olema erakordselt kõrge. Sest vastasel juhul saame olukorra, kus internetivabaduse määrab lõpuks mitte kõige vabam ühiskond, vaid kõige rangem regulaator. Ja järgmine piir on veel olulisem. Seni oleme rääkinud avalikust internetist, veebilehtedest, postitustest, videodest, foorumitest, sotsiaalmeediast. Siin võib vähemalt öelda, et kui avaldad midagi avalikult miljonitele inimestele, on riigil mingisugune legitiimne huvi selle suhtes seadusi kehtestada. Aga järgmises videos liigume sellest piirist üle. Sest Euroopa Liidus käib juba aastaid vaidlus selle üle, mida teha kommunikatsiooniga, mis ei ole avalik. Sinu sõnum Signalis, sinu vestlus WhatsAppis, sinu e-kiri, e-postitus, sinu privaatne foto, mis on Google Drive'is või sinu telefoniga. Ja seal muutub kogu küsimus põhimõtteliselt teiseks. Sest järgmine samm ei ole enam, et millise riigi reeglid peab avalik veebileht järgima. Järgmine küsimus on, et kas riigil peab olema võimalik kontrollida seda, mida kaks inimest oma vahel privaatselt räägivad. Ja selle nimi on chat control. Jätke meelde, lapsed, te väärite seda valitsust, mis teil on.